Sanderi Internal Affairiks, mina päris täpselt ei saanud aru, mis filmidest ja asjadest siin räägiti, aga nüüd me saame rääkida Eesti Laulust edasi. Või? Kui ma rääkisin filmidest midagi, siis see oli vist hüpnoosi all, sest ma praegu ei mäleta üldse, millest sa räägid. Väga hea. Mis filmidest? Sellest. Tulevastest projektidest, loomulikult. Ma lihtsalt pidin kasutama ära selle, et sellised geniaalsed ideed on selle Eesti Laulu raames sündinud. Üks geniaalne idee tuli veel ja kui ma saaksin kusagil, näeksin siit möödumas Kaire Vilgatsi, ma rebiksin temaga ära, sest meil tuli suurepärane idee üle ei löös, kas te teate, et Kaire Vilgats on ilmselt ainukene selline tuntud Eesti laulja, kellel ei ole oma plaati. Ja see viga lihtsalt tuleb likvideerida. Dagmar Ojal on või? Vaata, Dagmarist ka ei ole, jah. Menes ei ole tal ka, jah. Jah, aga ei tohi inimesi jätta selliseks suruda kuhugi taustalaulja ametisse, sest Kaire on erakordselt võimas artist ja ma tegin talle üleeile siis nii-öelda ettepaneku, et teha üks Big-Bandi muusikaplaat, mis oleks talle nagu rusikas silmaauku. Ta võttis selle ilmselt vastu, nii et nüüd me hakkame siis selle nimel tööle. Ilmselt, sa ei mäleta või? Ei, seikluslik öö oli. Aga meil on tulnud uued külalised ja kui sa pöörad korra selja rahvale, siis ma ei tea, kas kaamera suudab jälgida. Meil on kaamera natuke selline aeglane. Ja, aga tal on nimelt selja peal aadress. Näed, peaaegu on näha, natuke on näha. Mis asi on siis Herilase pesa podcast, räägi natukene sellest. Mina andsin enne nimelt Inteka neile ja karistuseks annavad nüüd nemad Inteka meile. Herilase podcast on, me kutsume seda kriitiliseks meelelahutuseks, et me räägime kõigest, mis ajab närvi, me räägime poliitikast, me räägime seksist, me räägime suhetest, me räägime spordist, et me alustasin tegelikult nagu natukene jõusaali teemadega, aga kuidagi see nagu liigub järjest rohkem nagu laiemaks ja aktuaalsemaks ja selles mõttes, et me oleme rääkinud igasugustest teemadest, ja meil kuulajaid tuleb ka järjest juurde ja meil on külas käinud Märt Koik, meil on külas käinud Kadijah, seesama väikene Kadijah, kes siin esines, Ranele, kes siin eelne kord esines, Harimati Mustonen, dissidendid, meil on külalisi olnud ja me oleme kasvav väikene podcast siukene. Kas Eesti Laul ajab närvi? Jaa, ajab küll, et meil ongi siin diktofon kaasas, et me oleme iga laulu kohta nagu teinud väikesed oma arvamused kohe, et nii kui see laul on, et siis me anname oma arvamuse ja mõni laul ajab ikka väga närvi, jah. Mis siis selline närvipinge skaalal 1-10 praegu kõige närvi ajavam laul on? Minule ei meeldinud Marko Kaare Smile eelmisest ja Jürile, sul oli ka mingi, mis sulle üldse ei istunud? No me kõikil lõpus ei kuulnud, me sattusime ka ühte kohta, kus oli, aga minu arust Kassilaul oli ka selline nagu... Minule see väga meeldib. Jaa, see ongi hästi tore, et meil läheb alati arvamuse lahku ja me saame sellest nagu alati vaielda podcastis. Kas teie podcastis on tsensuur olemas või põhimõtteliselt see on alus selleks, et te saaksite üldse sellist Herilasepesa mõnusat meelelahutuslikku ränti teha? See on nii ja naa, et me ikkagi mingisugune sisemine see on, kus me nagu üle ei lähe, eks ole, aga ei, me lähme vahepeal vulgaarseks, kui me oleme ikka närvised, kui me ikka vaidleme, näiteks kui oli see Tarandi ja EKRE sees, me tegime special episoodi, kus me 35 minutit nagu üks oli ühe poole peal, teine oli teise poole peal ja me ikka olime üsna karvapidi koos, et aga meil ei ole sellist välistsensuuri nagu me ei võiks midagi öelda, sellepärast, et me teeme kellelegi liiga või kuidagi, et seda meil nagu ei ole. Pigem on see, mis me ise tunneme, et äkki ei taha sellist rääkida või on liiga ropp või liiga midagi sellist. Aga kas sa tunneksid, et kui sa elaksid suuremas riigis, kus seal on 50 miljonit inimest, kas siis oleks seda saaret lihtsam teha tänu sellele, et siis ei jookse sa kokku nende inimestega nii suure tõenäosusega, keda räntida? Ega kui me üldse kedagi nagu rändime, ega me tegelikult teeme seda anonüümselt, ega me ütleme, et see inimene sealt või kedagi. Me teeme seda suht anonüümselt, me räägime, meil selline juhtum, käisin seal, kohta sellist inimest, juhtus siuke lugu ja siis räägin selle loo ära ja siis oma mõtted juurde, et me tegelikult nimeliselt päris ei võta. Jah, välja arvatud siis, kui on nagu arvamuse avaldamine, et kui on Eesti Laul, siis me ikkagi avaldame arvamust, et see lugu kas on hea või halb, ütleme, et kui mõni inimene on teinud mingisuguse ma ei tea, mingis Instagramis oli skandaal, kus üks tüüp oli oma keha, oma pea oli teiste kehade külge pannud, eks ole, et siis me rääkisime sellest inimesest, eks ole, ja avaldasime arvamust, et see on tobe, eks ole, et selles mõttes küll, et vist kedagi niimoodi lausa perse me ei ole saatnud. No aga Indrek Tarandist te nagu rääkisite nimeliselt näiteks, see esimene näide, mis te tõite? Jah, aga see oli täpselt arvamus, minu arvamus oli üks ja temal oli teine, et me ei öelnud, et kumbki, et nagu ta oleks, jah, see on meie arvamus.
saab ju rääkida ka anonüümselt öelda, et üks poliitik läks ühte kohta ja sai jalaga ühte kohta. Ei peagi nimesid ütlema. No, minu arvates on kõik väga ausad selle koha pealt olnud. On nii poliitikud ise olnud, kes ütlevad, et kas oli õige või vale ja samamoodi ka meie, et samamoodi õigusarvamusele. Kas me räägime veel midagi ka tänase ürituse teemadel? Kusjuures on päris hea võimaluse ära kasutada teie teravat keelt ja teravat meelt võib-olla, et koos läbi analüüsida mõned paremad ja meie ei julge kolleegide kohta midagi öelda. Nii et anna tuld. Keda me siis täna nägime? Meil on muuseas veel ju süvaanalüüs tegemata viimasele 4 laulule. No, las nad ootavad. Liigume selle läbi, meil on aega täpselt nii palju veel, et kuni toimub, kes jälgib Aktuaalset kaamerat, kes vaatab koomikute stand-upi TV2-lt ja mõned siis umbes 10 inimest on siis jäänud ripakile siia Facebooki lehele ja vaatavad meid. Ja seetõttu me käime veel kord üle siis kõik selle, mida me täna nägime. Me nägime Sünne Valtrit, kes on küll liitnud rahvast, küll lõhestanud, murdnud südameid sellega, kui unelmate muusikakollektiiv on laiali lagunenud, aga ega Sünne ei kao kuhugi ära ja suutis ka terava keelega natukene tulla, üllatada meid positiivselt ja ehmatada saatejuhte, keda on väga raske minu arust verest välja viia. Ja, mis juhtus? No oli mingi tore, jutumärkides tore järjekordne nali, mida õhtujuhid olid saanud paberi peal kirja ühise ajurünnaku tulemusena seotud huumor, kui Ott pidi küsima Sünnelt, et kas sa siis ka Dolce ja Gabbanat kannad ja sa ei saa millestki aru, siis aga see on üks selline laul ilmselt, mida ta on esitanud palju. Ja siis Sünne vastas umbes nii, et näed, et kuna see sul paberilt praegu ei olnud, siis ei tulnudki väga hea välja, vihjates siis sellele, et õhtujuhid on tõesti siit paberi pealt lugenud maha hästi palju materjali, mis ei ole hiilanud sel aastal erilise teravmeelsusega, vaimukusega, nagu näiteks hiilgame praegu siin meie. Korra segada, et Piret Krumm ja Ott Sepp on eraldi nagu täiesti super, aga see energia, see sünergia või kuidas see nimetada, see nagu puudub. Et mina tunnen, et see kooslus ei tööta hästi koos. Aga nad ei kirjutanudki oma enda materjali, nad teevad mingi 3. osapoole materjali ja siis üritavad seda kuidagi kokku ehitada. Ja see on suurte rahade eest tellitud siiski nii-öelda stsenaristid, kes on neid nalju loonud. Et jah, kuidagi need eraldi on ägedamad, et Piret Krumm on nagu uskumatu, aga mitte selles saates nagu päriselt ka. Ma usun ka isegi, et see finaal, mida ta ilmselt juhib üksi, eks ole, et seal ta võib nagu lüüa õitsele palju paremini, et need dialoogi näitlejana ta vist ei ole. Kas sa ka ütleksid cringe saatejuhtide hindeks? No, ma ei tea ka, minu arust saab paremini, et tase nii kõrgeks löödud juba, vaata, seda nagu tihti raske ületada, et kui nad Avandiga olid Sepp vaata koos, seda olid nagu väga kõvad, et ma väga kriitiline ei ole selle koha pealt praegu, et ma panen mingi 7-10 palli süsteemis äkki. Erilase pesa annab mett ja on sõbralikud. Magus taevamesi tuleb ainult siit ja nii, aga lähme edasi, iseloomad, ilmselt siin teie Tartu sõbrad ja kolleegid ja nagu sina ütlesid, et sina ei kuulnud seda laulu, kuna sa andsid mulle intervjuud, aga mina ei põe, et ma seda laulu ei kuulnud, sest et ma olen seda laulu varem kuulnud, ei tekitanud väga sügavaid erutustundeid. Huvitav kombel, jah, mulle ta tekitas ja isegi vaatasin nagu netist mitu korda, mulle isegi meeldis see haige kalasilma objektiiviga tehtud selline psühhoteeliline Magic Mushroom video, mis sinna soovitan poomakaga mitte vaadata. Jah, võttis kõhus natukene keerama, aga millegipärast see laul mulle tõesti nagu meeldis, selline positiivne retro, ma ütlen veel kord, et kindlasti ei ole neil asja Eurovisioonile, see oleks üks väga vale, nagu saadaks Eesti tõugu lehma kuhugi ratsavõistlustele. Mille põhjal võiks Eesti laul baseeruda just sukseid laule nagu edasi lasta, mitte seda Jaan Pehki, oi, meile tulevad külalised. Meil on kaunitarid, mis tähendab seda, et me varsti lükkame põkid siit minema ja asendame. Täielik lemmik on Kadijaks, nii et me... Täielik lemmik, annad oma kohad alla või istub äkki... Nii, me tervitame, tere tulemast meie väikesesse seiklusringi, me üritasime saada teravaid kommentaare.